Tere tulemast meie 14. live juba. Meil on täna teemaks näited, edukad näited persooni brändingust ja üks väga tore inimene, kes oli ka üks selline inimene, kes esimesena peaaegu meie raamatuga tutvus, on Kevin Rääbis. Äkki sa, Kevin, ise räägid, millega sa täpselt tegeled, et paljud sind loomulikult teavad, aga kes ei tea, siis räägi natuke oma tausta. Tere minu poolt ka kõigile kuulajatele, vaatajatele. Jah, olen tegelikult terve elu siis tegelenud ikkagi, põhimõtteliselt terve elu spordiga ikkagi, et spordivaldkond on see minu meelistegevus olnud. Ja praegu siis paar aastat tagasi tuli ka see mõte siis, et kuna mul oli selline vigastus, siis ma hakkasin ka oma persooni brändingut selles mõttes hoolikalt üle vaatama ja samuti ka looma. Ja tänaseks päevaks võib-olla siis ongi seal 4 aastat on siis merre voolanud ja selle ajaga siis olen loonud sellise oma persooni brändingu ja samuti ka siis olen sinna juurde toonud ka tooted siis vastavate asjade näol, et siis on särgid seal toodete sees ja käekellad aga üldiselt jah, et tegelikult olen terve elu spordi juures olnud ja bränding on see, mis mind on ka alati köitnud ja oma sellise isiksuse ja kuvandi loomine just nimelt ja tänaseks päevaks olen ma 26-aastane ja ma usun, et olen nagu selles mõttes oma sihid ja eesmärgid piisavalt paika pannud ja tean, kuhu suunas ma liigun ja mida ma tahan nagu saavutada ja milline võiks olla see minu selline isiksus ja see iseloom ja minu kuvand, et mis võiks ka siis välja kiirata minust ja mis võiks ka pakkuda siis võib-olla natukene nooremale generatsioonile või vanemale generatsioonile eeskuju. Et räägi äkki sellest ka, et sa oled nüüd pikka aega juba tegelenud oma persooni brändiga, et kus sa alustasid või kus sul nagu juba 4 aastat tagasi see mõte tekkis, et oli sul mingi eeskuju või kus sa inspiratsiooni leidsid? Ja inspiratsiooni, kuna mul on olnud, kuna ma jalgpallis olen, siis alati on selline pidev tahtmine midagi teha. Ja samuti siis minu suur eeskuju kui iidol selline on olnud tegelikult Cristiano Ronaldo jalgpalliväljakutelt ja aastast 2004 võib-olla isegi, kes on, ma arvan, et kogu maailmale nii spordi kui ka siis väljaspool sporti suur eeskuju ja isiksus sõna otseses mõttes ja sealt olen ma selles mõttes ka saanud võib-olla sellist šnitti ja sealt võib-olla tuli ka selline initsiaalide idee, et CR on siis temal ja minul on siis KR ja sellega on väga vahvalt ja väga palju paralleele toodud ka tegelikult siis siin samas Eesti näol, aga tema oli, ma arvan, et selles mõttes selliseks eelkäijaks ja eeskujuks, et ka see asi nagu ellu viia ja tuua, aga mul oli see idee, ma olin ammu tahtnud midagi teha ja tahtnud teha midagi iseenda jaoks ja ma ütlen, see mõte oli võib-olla see vili oli mitu aastat varem nagu maas, aga lõpuks siis see vili hakkas vaikselt kasvama ja arenema ja see juhtuski tänu tegelikult võib-olla tõuge oli siis minu jalgpallivigastus, mis mul 2016 aasta juhtus varakevadel, et siis mul oli põlevigastus ja ma tegelikult ei mänginud praktiliselt aasta aega jalgpalli. Et see oli võib-olla selline, kui sa nüüd vaatad ka sellised, alati siis inimestel tekivad need ideed just sellisel hetkel, kui on nagu mingisugune kriis, et nagu need Hiina hieroglüfid nagu sõnastavad seda kriisi just, et üks asi on see kriis, teine asi on see võimalus, et võib-olla avaneski sellest hoopis tegelikult võimalus mulle midagi luua ja kõik need asjad, just see teekond lähebki täpselt nagu oma radapidi ja sellest mul tegelikult siis tekkiski brändi idee ja mul olid ka vastavalt just sellel hetkel inimesed kõrval, kes mind tegelikult väga palju suunasid ja aitasid ka siis mentorite näol ja täpselt sellel hetkel siis oligi mõtteid oli mitmeid nagu mida tuua turule või sellist, aga lõpuks siis ma otsustasingi käekellade kasuks, kuna käekellad siis sümboliseerivadki väga ilusti sellist ajamõistet. Ja siis kuidagi need asjad kõik läksid nagu omavahel just kokku ilusti, et see aeg sümboliseeris just seda, kuidas ma jalgpalli enam mängida ei saanud mingi teatud ajaperioodil, kuidas see aeg sai nagu teise väärtuse minu jaoks ja kuidas ma seda hoopis teistmoodi hakkasin hindama ja siis tuli käekella idee ja sellest tegelikult lõppude lõpuks siis sündiski KR bränd, millega ma siis 2016 aasta lõpul enne jõulevist siis välja lõpuks tulin, et tegelikult kõik see protsess kui nagu see vigastus hakkas, kuni selle
välja tulemiseni 8-9 kuud oli tegelikult sellist tööd, et oli siis oma initsiaali kujundamine, siis sellise brändingu logo kujundamine, kõik see selle sõnumi, just selle sõnumi viimine inimesteni, kuidas nagu luua ka samuti see struktuur, kuidas nagu seda kõike ehitada ja mis oli nagu, mida ma nagu tahaksin just inimestele edasi anda või sellist väärtust, siis ütleme siis nii, et mis on minu see snitt, et miks ma selle inimesteni toon, mida ma nagu edasi annan. Et see oli hästi selline suur pilt, mis lõpuks nagu oligi nagu puste, mis lõpuks vajas nagu kokku panemist. Ja lõpuks siis aasta lõpus sellega välja tulin, siis seal oli päris palju oli ikkagi tööd sellega lõpuks. Ja ega ma ütlen, et see on selline lõputu, see persooni bränding ongi selline lõputu iseendaga töö, et nagu selline, et pole sellel ei algust ega lõppu, lihtsalt tuleb sellega kuskilt poolt pihta hakata ja sellega tegeleda. Et siis ma mõtlen, et see on nagu lõputu ülikool, et terve elu õpime ja lõpuks, kuhu me välja jõuame, eks ju. Aga ma ütlen, et see õppimine on selle juures protsess ja seda tuleb nautida. Ja minu juures siis aasta lõpus ma sellega välja tulin ja eks seda tagasisidet oli nagu nii emba kui kumba, nii positiivselt kui negatiivselt, aga mul oli lihtsalt selle üle hea meel, et ma tegelikult suutsin seda aega nagu produktiivselt kasutada just selle vigastuse näol ka. Et kui mul see taastusravi käis, siis mul oli ka aega iseendale ja selle aja ma kõik pühendasingi siis millegile loomisele, ja võib-olla lõpuks kõige õnnelikum olime selle üle, ma suutsin nagu midagi selle aja sees teha, et jah. Aga ei, ma arvan, et see oli tänaseks päevaks on sellest nagu sirgunud midagi täiesti teist ja täiesti uut ja täiesti vinget, et selle üle mul on kõige rohkem hea meel. Aga mida see persooni brändingust on sulle andnud sellel teekonnas? Tegelikult väga paljud inimesed, kui nad alustavad mingit oma äri või toovad toodet, need lähevad pigem sellist traditsioonilist teed ja ennast sinna sisse ei too. Aga sina oled teadlikult enda persooni ka oma ärisse sisse toonud. Mida see on sulle andnud? Ja, eks see on kõik tegelikult ka teadlikult olnud, sest ma olen alati tahtnud ehitada, nagu ma varasemalt ütlesin, et ehitada midagi iseendale. Ja seal juures ma olen nagu näinud ka iseennast selle kõige sees, kuna ma tean ennast kui isiksust väga hästi, milleks ma olen võimeline, mis on minu sellised tugevused, mis on minu nõrkused ja mis on nagu minu selline tugevus, mida ma võiksin just enda kasuks ära kasutada, sest see persooni brändingu ehitamine tähendab ka seda tegelikult, et sa pead olema mingil määral erinema teistest ja sa pead olema mingil määral natukene võib-olla sul peab olema, nagu ma ütlesin, mingisugune oma šnitt, et see on mulle andnud tegelikult väga palju uusi tutvusi, väga palju uusi koostöösuhteid, väga palju uusi teadmisi tegelikult siis ka ärist kui ka sellest väljastpool. Ja ma ütlen, et väga palju uusi uksi avanud, sest vaadates nagu ajale tagasi, mis pakkumised ja kõik, mis väljundid on selle kõigega tekkinud, ja mina olen nagu mul on olnud rõõm, et ma olen kõige selle sees olnud. Et võib-olla kui ma oleks seda endaga sidunud, siis võib-olla see asi oleks nagu hoopis teist teed läinud, et ma olen praegu nagu sidunud nii iseenda kui ka selle persooni brändingu, kui brändi siis iseendaga, ja ma liigungi täpselt seda teed mööda, et ongi nagu see üks teekond, et ma ei ole nagu seda asja lahku löönud. Et see on ka olnud väga pikk nagu mõistatus mulle iseendale, kas nagu seda asja kasvatada nagu lahku või seda asja nagu siis viiagi üheskoos edasi, sest paratamatult üks päev lõpeb sport, kui ma enam jalgpalli mängi, üks päev see bränd võib-olla peab oma teed kõndima, et seal on hästi palju mõistatus, lihtsalt võib-olla tulevik, millele tuleb ka nagu natukene mõelda pikemas perspektiivis. Aga ma arvan, et hetkel tuleb mingil määral natukene nautida, natukene selles mõttes nautida, et seda protsessi, kuidas see kõik kulgeb, mitte nagu väga pikalt ka ennast pingesse viia ja mõelda, mis 10 aasta pärast saab, et elu võtab nii palju pöördid sisse nagu peale seda koroonat, et elu on täiesti teises suunas läinud ja muutunud, et iial me ei tea, mis tuleb ja mis toob. Sina oled teadlikult oma persooni brändi arendanud ja sul on hästi hea
selgus oma eesmärkide suhtes ja selle osas, et kes sa oled ja mida sa teed ja kuhu sa tahad jõuda. Aga mis soovitus sul nendel on, et kes võib-olla nii hästi ei tea veel, et mida nad tahavad, et kus siis sina soovitaksid alustada selle persooni brändiga? Noh, nagu ma ütlesin, et ega seal ei ole algust ega lõppu, et tegelikult tuleb lihtsalt kuskilt poolt pihta hakata. Et noh, eks mulle nagu on alati meeldinud ka tegelikult raamatuid lugeda ja seda tarkust nagu ammutada nagu svamm sisse, et tegelikult sa pead, sa ei saa nagu sihtmärki tabada, kui sul ei ole nagu, kui sa ei näe sihtmärki, et sa pead ikkagi tegelikult nende jaoks mingisugused asjad nagu lahti sõnastama, lahti eesmärgistama, et mis on nagu sinu suund, mida sa tahad võtta või mida sa tahad nagu edasi anda, mida sa tahad saavutada. Et võib-olla nagu need asjad esialgu nagu lahti enda jaoks mõistatada, sest te olete kõik need asjad väga ilusti oma raamatus välja toonud, ma arvan, et seal on minu arust kõik olemas, kuidas seda brändingut luua, kuidas seda teha, mis on need sammud, et seal on olemas ka vastavalt, kuidas sa võid kõik need asjad üles kirjutada. Et ma ütlen, et see raamat võib-olla on siinkohal tegelikult kõige parem eeskuju, et luua võib-olla midagi iseendale ja midagi ka teistele. Et võib-olla alustadagi tegelikult esialgu sellest raamatust, et ei ole mõtet jalgratast liigutada, kui see on tehtud. Mulle väga meeldib tegelikult, et sa räägid kogu aeg ka sellest sisust, millest meie oma raamatus väga palju rõhku paneme, et selleks, et ehitada sellist head, atraktiivset pakendit, mis müüb ja mis kõnetab sihtgruppi, siis kõigepealt peab üles leidma seda sisu, sinu seda persooni ja brändi DNA-d ja minu meelest see on väga hea näide, kuidas sul tegelikult see bränd, mis väljapoole paistab, tegelikult peegeldab ka sinu tugevusi, sinu väärtusi. Ja, olen suga täitsa päri, et ega vastavalt sellele, mida sa lood ja mida sa teed, et eks ta mingil määral ikkagi on ka võib-olla peegeldabki sellest sinu sisu ja sellist sinu mõtteid siis nii-öelda. Et kuna mina olen loonud sellise, ma pigem ütleks, et ma olen loonud sellise klassikalise stiilis ja sellise, kuna ma tegelikult olen stiili armastanud juba ammu, siis see on nagu minuga nagu assotsieerub nagu täielikult, et kõik need käekelad, särgid, et kõik need on tegelikult loodud teadlikult, et mida ma nagu tahan umbes nagu teha, aga nagu sa ütlesid, et väga õige, et võib-olla see kõik see, kui sa vaatad ka nagu seda suurt pilti, siis kõik, mida sa postitad, kõik, kuidas sa tegelikult seda pealkirja sinna kirjutad, mida sa nagu tahad edasi anda, et see tegelikult lõpuks ju loobki selle suure pildi, et kes sa nagu oled inimesena ja mis on sinu nii-öelda, kui palju sa oled rikastanud oma mõttemaailma erinevate tarkuste ja kõige muuga, et lõpuks see loobki sellise suure pildi sinu isiksuse ja kuvandi teistele ja kõik seda näevadki nii-öelda siis läbi selle, aga ma ütlen, et väga tähtis on siin juures ka tegelikult roll sellele, et sa pead olema siis ütleme siis nii, et sotsiaalmeedias ja siis online'is ja offline'is pead olema see ikkagi siis üsna autentne iseenda vastu ja aus eelkõige, et mitte see, et sa nüüd lood endale ühte kuvandit interneti vahendusel virtuaalmaailmas ja siis päris elus tegelikult oled täielik kaabakas, et see sellel ei ole pikka tulevikku kahjuks. Sa hästi aktiivselt kasutad sotsiaalmeediat ka ja tundub sind jälgides, nagu sul oleks paika pandud seal väga hea strateegia, et kui palju sa oled need põhjusi ja kogu seda visuaalset poolt läbi mõelnud ja palju see tulebki tänu sellele, et sa oledki autentne nii, nagu sa oled. Jaa, sest tegelikult ma ütlen ausalt, et minu puhul võib-olla on, ma ütlen, see sportlase hing on mulle väga palju kaasanud, et ma olen väga distsiplineeritud ja väga nagu sihikindel ja tegelikult, kui ma midagi teen, siis ma teen tegelikult hingega. Kui ma midagi teen, siis ma ei tee üldse, et mul ei ole mõtet suunata energiat sinna, mis tegelikult, kuhu sa energiat suunata ei taha. Et see on lihtsalt tühine aja ja energia raiskamine. Et kõik see, mida ma olen loonud, nagu sa vaatad võib-olla ka pilte selles Instagramis või Facebookis või kus iganes, et panen ma rõhku väga palju kvaliteedile, et see kvaliteet nagu määrab võib-olla väga palju ka sinu kliendi või kui palju tekitab usaldusväärsus siis läbi nagu oma võib-olla piltide või oma tekstide või
mida iganes, et kui sul on ikkagi asjad tehtud nii-öelda üle kivide ja kändude, siis inimestel ei teki väga palju usaldust võib-olla sinu vastu, et kuna ma olen hästi palju nagu pannud just selle kõigele kvaliteedile rõhku, siis olgu need piltide näol, tekstide näol või mida iganes, et see on nagu minu jaoks olnud alati hästi oluline, et läbi selle inimesed vaatavad ja võib-olla mõtlevad, kui väga äge ja ma ei tea, et nii vingelt teeb oma asja ja tõesti teeb südame hingega, ja sellest võib-olla ongi sul siis homme tuleb sul võib-olla uus tellimus postkast, et see on, kõik asjad võivad juhtuda nii järsku, aga kõige olulisem on jah see kvaliteet ennem kui kvantiteet. Mul on äärmiselt hea meel, et just sina sportlasena oled meil täna külas. Me Eveliniga oleme kordi toonud just näited spordimaailmast, et kui järjepidevad tegelikult olete ja ka persooni brändingus on see järjepidevus on nagu hästi oluline, võib-olla üks kõige olulisemaid asju, mis tagab sulle edu. Sa saad anda kuulajatele mingit nippe võib-olla igapäevaselt, et kuidas sa siis ikkagi selle suure visiooni poole igapäevaselt liigud, et mida sa teed täpselt? Kuidas ma selle visiooni poole liigun? Eks mul on selline huvitav komme, et ma võtan kõik oma sellised eesmärgid, ma olen natuke nüüd nagu ütleme siis nii, et ümber mänginud oma sellist taktikalist, et ma enam ei kirjuta selliseid suuri unistusi nüüd kohe endale. Ma kirjutan võib-olla mul on sellised unistuste päevad ja asjad kõik olemas, mida ma nagu aeg-ajalt vaatan üle. Mul on telefonis notes'id, kus mul on kirjutatud kõik tegelikult sellised ka pisemad asjad üles, mis ma võib-olla peaksin tegema või et mul on seal tegelikult üle 100 asja on nagu ilusti kirjas. Et ma olen võib-olla selline natuke friik võib-olla mingite asjade juures, aga see ongi võib-olla minu eripära. Aga võib-olla kust tuleks alustada, et tuleb alustada võib-olla väikestest etappidest, et minu puhul on hästi oluline see, et mina kirjutan alati üles, kui ma tõesti võib-olla oma nädala sellise plaani ka, et mis ma nagu tahaksin teha näiteks, et ka piltide osas, et mis ma võiksin nagu üles panna, mis tekste kui sellised, ma ütlen, mul tuleb sellised nagu võib-olla kõrgemat jõududest tuleb nüüd vahepeal, et nagu hästi loominguline tuleb olla. Aga ma ei tea, ma ei oska sulle nagu nii kohe öelda ka, et mis nagu nüüd tuleb nii teha, et kõigil on tegelikult ju täiesti erinev teekond või erinev nagu selline võib-olla siht, et kõigi teekonnad on eri moodi unikaalsed, et kõik võib-olla üks inimesel töötab nagu see taktika sedamoodi, teisel inimesel todamoodi, et ühe puuga nagu ei saa lüüa. Et tuleb lihtsalt katsetada, tuleb olla julge, tuleb katsetada, tuleb ebaõnnestuda. Kuna ebaõnnestumised on minu puhul on hästi palju tähendanud, et nendest võrdsus hoopis midagi palju vingemat, et ebaõnnestumised on tegelikult kõik suuremad õppetunnid üldse. Ei ole nagu selles mõttes läbikukkumist, on ainult kogemus elus, et sellest kogemusest sa õpid midagi uut ja muud moodi, et võib-olla kuidas seda asja siis järgmine kord teha. Et tuleb lihtsalt katsetada, praktiseerida, proovida, tuleb failida, tuleb jälle uuesti proovida ja lõpuks sa näedki oma sellist teekonda ja sihti ja liigudki selles suunas. Igasugused sellised sõnakülksud ja võib-olla sellised hurmutajad tuleb välja jätta oma teekonnast, et tuleb positiivsele keskenduda ja ümbritseda ennast heade inimestega, kes tahavad edasi lükata su teekonna ja kes sind toetavad ja innustavad ja see on võib-olla see võti, jah. Sa oled nii heaks eeskujuks mu meelest, et sa oled järjepidev, sa oled läbi mõelnud oma märksõnad, sa oled autentne, sa oled aktiivne tegelikult erinevates kanalites, et ma küsin seda ka, et nagu kõik see suhtlemine ajakirjanikega ja pildi peal olemine, et kas seal on nagu mingisuguseid selliseid asju alguses ka, et mille sa pidid oma mugavustsoonist välja tulema või see on kuidagi sulle nii loomuomane, see lihtsalt tulebki nii lihtsalt, nagu sa räägid? Teatud, eks meediaga tuleb läbi saada, see on nagu üks mis kindel, et
nemad, noh, ja muidugi tuleb arvestada ka sellega, et meediast võtab väga palju erinevaid inimesi, erinevaid nägusid, erineva karakterisiksusi. Et kõigil ei saagi meeldida, fakt on see. Ei saagi meeldida ja ei olegi mõtet meeldida, sest ega kõigile meeldides, noh, siis lihtsalt jääd ühe koha peale tammuma. Et ebameeldivad kogemused inimesed tegelikult võib-olla tõukavad veel sind edasi. Et meediaga suheldes, noh, mina olen alati püüdnud säilitada sellist, noh, võib-olla ongi autentsus on võib-olla see märksõna, sest ma ei ole kunagi nagu millegi ees nagu peljanud, sest vastavalt need artiklid, mis on kirjutatud, siis ikkagi eelnevalt, noh, ma olen ka läbi mõelnud ikkagi, kas mis määral nagu ma seda artiklit nagu esindaks või kuidas nagu oleks minu jaoks võib-olla mingil määral nagu kasulik või kas ma saaksin nagu sellega midagi ka kellegile natukene edasi anda või kuidas nagu võiks mind nagu mõjutada. Et kindlasti olen ka mõned sellised intervjuud võib-olla nagu ära ei öelnud, mis ei ole nagu, noh, mis ei ole nagu minuga nii-öelda kooskõlas. Et aga vaatamata kõigile, ma arvan, et võib-olla mul on selline, ma ei ütleks, et see enam nooruse ulfus on, aga et lihtsalt lähen ja teen ja ma ütlen, see on pigem on see sportlase selline, pigem on see sportlase hing võib-olla tõesti, et lähen teen ja ei karda nagu millegi ees. Aga noh, vahest tuleb ka tegelikult kuulata seda südant ja mõistusega tegutseda, et ei ole päris alati see, et lähed hüppad tundmatusse vette. See võib-olla teinekord ei too sulle mingisugust kasu. Et tuleb natukene aga ikkagi läbi mõelda need suuremast, sa vaadata seda suuremat pilti ja vaadata nagu, et okei, kas ma teen seda või ma ei tee seda, et kas ma tunnen nagu sisemuses head tunnet või mitte. Et teinekord jah, võib-olla siis sisetunnet nagu usaldada ka natuke rohkem, mitte lihtsalt uljalt peale lennata. See on nii lahe, mis sa räägid. Mul tekkis selline küsimus, sa lugesid meie raamatut tegelikult siis, kui sul endal olid ju kõik asjad ammu paigas ja töös. Kas oli midagi, mis pani sind võib-olla teistmoodi mõtlema või andis sulle nagu mingit erilist sellist kinnitust nendele asjadele, mida sa oled siiamaani teinud võib-olla? Jah, aga ma just mõtlengi seda tegelikult, et väga palju andis just mulle kinnitust, et see raamat, kui ma seda lugesin, siis ma mäletan väga hästi, et teil oli see esmaesitlus, aga ma olin sel ajal olin ma vist Indias. Ma mäletan, Eveli mulle kirjutas ja kutsus mind ilusti sinna esitlusele, aga ma mõtlen, et paraku olin ma sel hetkel Eestist nagu ära. Aga ma arvan, ma vist Indias lugesingi seda raamat, et siin oli raamat rändas minuga Indias kaasas. Aga ma pigem sain nagu kõigele, kui seda raamatut nagu lugedes, ma sain kõigele nagu kinnitut, et tegelikult, et see suund, mida ma olen valinud ja mis suunas ma nagu liigun, mida ma tahan nagu välja nagu näidata ja mis on nagu minu selline eesmärk, ütleme siis võib-olla nii suures pildis ja selline, mis see persooni bränding siis üleüldises mõttes nagu tähendab, et kõige sellele ma sain nagu kinnitust ja mul oli tegelikult selle üle ääretult hea meel, kui ma seda raamatut lugesin, sest et kõik need punktid, mis te seal välja tõite, siis kõik punktid tegelikult väga ilusti assotsieerusid just sellega, kus suunas ma võib-olla nagu liigun. Okei, seal kindlasti oli mingisugused aspekte, mis peaks nagu parandama, võib-olla natukene hoolikamalt üle vaatama, võib-olla olema natukene rohkem distsiplineeritud. Aga lõppude lõpuks, noh, ma ütlen, et see raamat on nagu suurepärane algus, kui sa tahadki tõesti millegagi alustada. Et ma ütlen, et ei ole mõtet leiutada algratas, kui tegelikult see on juba leiutatud ja loodud. Et lihtsalt alusta selle raamatuga, võib-olla esialgu loe seda, vaata seda ja kirjutame need punktid sinna üles, mis seal on ilusti välja toodud ja järgime sealt liigu edasi. Et kõik need on ilusti välja toodud ja ma ütlen, see annab sulle veel rohkem kinnitust ja see annab sulle veel rohkem selliseid teadmisi ja see annab sulle teadmised, annavad sulle enesekindlust ja enesekindlus viibki sind nagu edasi ka. Et noh, fantastiline raamat, ma ütlen, et see on nagu võib-olla punkt A, kust alustada. Sa mainisid enne Cristiano Ronaldot ühe sellise eeskujuna, et kui sa mõtled nüüd üldse spordi ja tervise valdkonnale, et kas on veel kedagi, et keda sa nimetaksid, kes võib-olla on persooni brändinguga tegelenud ja keda võiks veel nii-öelda jälgida või vaadata, mida ta teinud on või on see ikkagi nii nii-öelda sellistes
ei ole veel nii arenenud võib-olla igal pool, et sul ei ole nii häid eeskujusid või on sul kedagi tuua? Noh, kui ma vaatakski nagu seda suurt pilti jällegi, siis kas siis maailma mastaabis üldse või siis nagu siis Eesti mastaabis, et Eesti mastaabis võib-olla on, ma ütlen, et hästi oluline on ka tegelikult meeskond su ümber, et võib-olla siis Kelly Sildaru on võib-olla selline, kes on tegelikult vaata ma ei teagi, kuidas tal on nagu see asi kõik üles ehitatud, aga ta selles mõttes teeb oma asja, ta on väga suurepärane selles mõttes sportlane ja kindlasti on tal väga hea meeskond, kes tegelikult seda turunduse strateegiat just kõik üles ehitab ja kõik need, mis on turule toodud, kõik need asjad, et kohukesed ja nii edasi. Et ma ütlen, et meeskond on väga oluline seal juures ja samuti jällegi see, et sa pead olema mingil määral sul võiks olla mingisugune selline pool, mis võib-olla mängib ka väga palju rolli nagu sportlase pool siis võib-olla, et olgu. Ma ütlen, et see ei ole ka nii tähtis, ta pead olema nüüd mingisugune tippsportlane, et alles siis saad sa midagi ehitada. Ei, see ei ole tegelikult nii, et sa võid olla mis iganes töökohal ja mis iganes eriala peal, et ükskõik, et see on lihtsalt kättevõtmise asi. Aga loomulikult meeskonna pool on väga oluline ja strateegia pool ja lammus. Aga ma tooksin väga hästi välja võib-olla siin ka David Beckham tegelikult on jällegi suur sportlase maastikul. Et temal on ka kõik need tooted, mis on turule toodud, et seal saab jälle lugeda, kui edukalt tal kõik nagu läheb, sest muidugi on jällegi see nimi, et esialgu tuleb nimi üles töötada ja siis hiljem töötab nimi sinu eest. Et mulle meeldib nagu seda öelda, et esialgu tuleb millegi eest nagu see preemia välja teenida, et miks siis nagu võiks sinu bränd töötada turul ja miks võiks nagu sulle kuidagi osutada mingisuguseid teeneid. Aga võib-olla jah, need 2 nimed, eks kindlasti on siin veel neid Eesti sportlasi võib-olla, ma ütlen spordivaldkonnast jalgpallimaastikul, vaata see ongi see küsimus, et kui mina ka selle brändingu tegin, siis ei ole, mul on võib-olla, ega ma sellele nüüd väga rõõmustav ja väga ei kurvasta, aga mul on hea meel, et ma olen võib-olla eelkäija just jalgpallimaastikul, sest jalgpallimaastikul Eestis võib-olla kõige siis tuntum jalgpallur on Ragnar Klavan, kes siis Itaalia kõrgliigas hetkel mängib ja kes väga palju erinevaid liigasi maailmas läbi käinud ja keda kindlasti Eesti rahvas teab, et samuti suurepärane sportlane ja samuti ka selline siis, ütleme nii, et bränd. Et aga spordivaldkonnas kui sellisel siis jalgpallimaastikul, ma ütlen, et mul on olla hea meel nagu eelkäija just ja selline suunanäitaja ja ma usun, et ma annan endast parima ja teen nagu seda selles mõttes kirega ja hästi ja loodan, et väga palju noored või siis natuke vanem generatsioon on mul, kellele ma olen eeskujuks ja ma loodan, et vähemalt ma annan endast parimat, et see asi nagu jätkuks ja jätkuks veel kaua, et jätkuks terve elu. Väga paljud inimesed tegelikult erinevates valdkondades ütlevad seda, et miks ma peaks persooni brändinguga tegelema, et ma olen hea sellest, mida ma teen ja ma tahan, et inimesed siis võtaks mind sellise, nagu ma olen ja tegelikult ei peaks midagi teadlikult selle jaoks tegema. Neile võiksid öelda, et miks siis peaks selle persooni brändinguga tegelema, kas see, kellel on tugev, kes on väga hea selles, mida ta teeb? Jah, ega see ei jookse mitte kunagi mööda külgi maha, sest ma ütlen, et persooni bränding ühtlasi tähendab ka tegelikult õppimist ja võib-olla rohkem ennast nagu tundma õppimist just nimelt, et mida rohkem sa ennast tundma õpid, seda rohkem sa tead, kuidas inimestel olemas olla. Et kui sa ennast üldse ei tea või oma külgi ei tea, kuidas sa siis suudad inimestel olemas olla ja see on nagu sa purjetad lihtsalt sinna, kus tuul puhub, et see ei kellele nii meeldib purjetada, ma ütlen, et ei saa kätt ette panna, et kes tahab, see tahab ja kes ei taha, see ei taha, eks ju. Et loomulikult on alati hea, kui sul on ikka elus mingisugune eesmärk või visioon, et kuhu poole sa purjetad, et kuhu poole sa oma purje sead ja enese persooni brändingu ehitamine pigem on ikkagi väga kasulik sulle ise endale, sest mida rohkem sa oled enesest teadlik, seda rohkem sulle võib-olla, seda rohkem sa oskad inimestel olemas olla, seda rohkem sa oskad inimestega suhelda
seda rohkem sulle avaneb uksi, aknaid, uusi koostööpartnereid, mida iganes, et see on, ma arvan, et hindamatu kogemus, hindamatu nii-öelda väärtus ja kõigele sellele vaadates peale, siis suudad sa inimestele midagi ka pakkuda edasi, et ma ütlen, et esialgu tuleb ennast nagu tundma õppida ja siis peale seda nagu avanevad muud uksed ja aknad, aga see on väärtus, mida tegelikult iga inimene võiks omada ja ma ütlen, et kuidas võib-olla seda paari sõnada, et mida rohkem sa ennast tead, seda rohkem sa võib-olla suudad elus ka mingisuguseid asju korda saada, võib-olla, et äkki nii, et tohutu väärtus, mida omada, et õppimine on niikuinii terve elu ja elupikkune tegevus ja tuleb lihtsalt mööda seda rada käia ja õppida ja kogeda ja näha saada kõikidest vahvatest asjadest osa. Et mitte karta eksida. Sa ütlesid, et sul on oma eesmärkide ja unistuste kirjapanemise notes või siis selline elektrooniline märkmik, et praegu sul on need oma tootebrändid rohkem Eesti turule suunatud. On sul seal ka mingisuguseid suuri eesmärke, et tahad sa kogu maailma vallutada või kus sa ikkagi näeksid ennast võib-olla 20 aasta pärast, et praegu sa oled nii noor, et mis säravad unistused sul seal kirjas kõik on? No, ütleme nii, et unistusi, mul on alati meeldinud unistusi üles kirjutada, et unistustel on see komme, et nad täituvad. Aga ma ei tea, kas ma nüüd 20-aastast unistust, minu eesmärk loomulikult on selle brändinguga ikkagi edasi liikuda ja järjepidevalt areneda, sest areng ongi selle kõige võti, et järjepidev edasi liikumine on see kõige olulisem järjepidevus, nagu te ise ka ütlesite. Et hetkel ma olen Saksamaal, et eks näis, kuidas Saksamaal, et praegu siin Saksamaal juba on selles mõttes nagu, kui ma siia ka tulin, siis kogu meeskond kohe oli teadlik, et mul on mingisugune oma brändind ja et tooted on Eestis saadaval ja nii edasi ja väga palju selles mõttes tunti huvi selle vastu ja inimesed tahtsid ka tegelikult kohe tellida neid siit Saksamaa, minu enda klubi jalgpallurid. Ja nimetati mind kohe ka siin selles mõttes klubi spordidirektor nimetas mind kohe David Beckhamiks, et kui ta vaatas mu neid videosid seal YouTube'is ja et kuidas ma seda kõike nagu edasi kannan ja kuidas minu see välimus ja kõik, aga unistused on loomulikult üks osa elust, et minu unistus kindlasti on hetkel vähemalt, ma püüan nagu siin kontsentreeruda nii palju kui võimalik ikkagi oma spordile, sest see on minu number 1 eesmärk. Branding on see, mis minuga niikuinii käsikäes käib, et vaatamata olukorrale, kuhu ma lähen ja mida ma teen. Et Saksamaal võib-olla, eks ma püüan siin nagu neid kontakte esialgu luua, et võib-olla saada hoopis siin kuskil oma tooted sisse ja võib-olla arendada siin, sest Saksamaa kultuur on ka hästi sõbralik, hästi selline soe ja vastuvõtlik teatud kõigele uuele, aga lihtsalt peab olema nagu õiged punktid, kuhu puutuda ja õiged tutvused, keda nagu teada, et eks ma praegu veel kombin natukene seda turgu siin, aga 20 aasta pärast ma loomulikult näen, et mul võiks olla oma poed, oma poed võib-olla tõesti ütleme siis suures pildis Euroopas, kindlasti ka Eestis ja oma tooted seal, et lõpetades võib-olla särkidest kuni ma ei tea, kõrvarõngesteni välja nagu Michael Kors võib-olla, et ütlen, et unistada tuleb suurelt kuskilt. Michael Kors on ka kuskilt võib-olla kunagi alustanud ja järjepidev edasiliikumine ja just selline eesmärgikindlus ja suunitlus ja sihikindlus on võib-olla viinud tänaseks päevast just nimelt siia, kus ta nagu on, et tulebki järjepidevalt edasi liikuda, seda protsessi nautida, seda teekonda nautida ja mitte seda sihtpunkti liialt palju vaadata. Et lõppude lõpuks on kõige olulisem elus ikkagi see teekonna nautimine. Nii ta on. Aga räägi, kui palju sina oled selles toodete protsessi sees, et kas sina oledki nende kõikide toodete disainer või teed sa kellegagi koostööd, et
see on siis otsene sinu stiili ja väljendus sinu tooted. Ja täpselt nii ongi tegelikult, et noh, ma olen jälginud sellist klassikaliku, minimalistlikku ja sellist elegantset stiili, mis on võib-olla minu selline ka riiete poolest selline iseloomuomadus, mida ma kannan, et ma olen alati välimusele selles mõttes rõhku pööranud ja ma arvan, et see ei ole nagu patt, see on väga, et võib-olla see ongi minu selline isiku nii-öelda omadus olnud ja samuti ka visiitkaart olnud. Et ja see on täiesti normaalne tegevus, et noh, ma ütlen, et siin on väga palju ilusti võrdlusi toodud, et esimese 3 sekundi jooksul võid sa kohe ära öelda, mis inimesega tegu on, et sa vaatad talle peale, et noh, muidugi nii sa alati öelda, aga väga palju ütleb edasi ka välimus, kuidas sa ennast riietud, mida sa kannad, et sa võid väga palju inimese kohta tegelikult nii paika panna. Mina vähemalt võin, et ma ei usu, et see ainult nüüd see on, et inimesel on tugev empaatiavõime, aga see on tegelikult väga palju näitab ära kohe, mida sa hindad, mida sa väärtustad ja nii edasi. Et, aga sinu küsimus oli siis täpselt see, et kui me nüüd tagasi jõuame, sa küsisid täpsemalt, ma korra vabandan. Ma küsisin, et kui palju sa osaled sellest toodete protsessis ise? Ja toodete protsessis osalen nii palju, et noh, kuna mul tulevad käekellad, tulevad mul Jaapanist, siis tõesti mina valin selle stiili, mida ma tahan ja siis nemad siis panevad selle kokku, saadavad mulle siis nii-öelda siis prototüübi ja mina siis selle kiidan heaks või mitte. Et vastavalt nii oli ka tegelikult siis eelnevate toodetega olnud. Ja loomulikult noh, särgitoodetega on siis teine lugu, et särgitoodetega siis on see, et loomulikult ma võin isegi öelda, et kõik särgid siis valmivad käsitööna, tegelikult olen mina ise olnud nende disainer, sest ma olen välja vaadanud, mis võiks olla need värvid, mis võiks suvel kattuda sobida ja kõik see on olnud tegelikult minu enda idee ja minu enda selline mõttevälgatus ja selle ma ka ellu viisin. Et materjalid valin ma ise välja, särgid siis õmbleb minu õmbleja Tartus Sirje ja siis tikib logod peale Kersti, et selles mõttes on mul olemas jah, selles mõttes nagu selline ka väike meeskond, kes mul tegeleb nende asjadega, et kõige selle protsessi juures ma päris ise kohal ei ole, et loomulikult alguses sa vaatad kõik need asjad üle ja oled võib-olla alguses kohal, aga hiljem, noh, kui sul on inimeste vastu usaldus, siis sa tead, et nad teevad kvaliteetselt, nad teevad hästi ja sa ei pea kartma nagu millegi pärast. Aga jah, särkide juures ma ei ole nagu ise nii palju kohal, ainult kui materjalide väljavalimisel ja kõik muu siis valmib nagu täiesti käsitööna ise ja vastavalt siis tellimused vormistatakse ka ise, et selle juures nagu selle protsessi juures nii palju olen kui mina siis materjali valimisel, et aga käekelladega oli natukene teine teema, natukene selles mõttes mitte nüüd raskem teema, aga kuna ma ütlesin, et ma olen nagu sellise klassikalise stiilis läinud, siis samuti ka kõik ülejäänud tooted tulevad selles stiilis, et ma ei hakka nagu kuskilt mingit vangerdusi tooma ja mingisugust muule nii-öelda suunitlusele üle minema, et kõik on see, mida ma tahan järgida, see stiil, mida ma tahan järgida ja polegi plaanis nagu mõtlen, et nii palju kui inimesi, nii palju on erinevaid maitseid, arvamusi, et mulle sellised suured, ka käekellade osas suured kohmakad käekellad kui sellised, see ei ole nagu minu maitse ja see ei ole nagu minu stiil, mida ma tahan väljendada ja nii ongi. Aga kas nende toodete osas sul on ka mingisugune masterplaan, et millal tulevad käekotid ja millal tulevad jalanõud või need kuidagi nagu jooksvalt kujunevad, et kui sul jälle mingisugune mõte tekib ja... Jah, eks mul on väga palju selles mõttes, mul on väga head mentorid tegelikult kõrval, kes võib-olla ka vahepeal selliseid hästi ägedaid vaimusünnitusi mulle nagu lihtsalt ette mängivad ja lihtsalt ma hakkan genereerima mingisuguseid ideid ja lõpuks sellest sünnibki nagu midagi, et kõik asjad, mida ma olen teinud, siis nii naljakas, kui see ka ei olnudki, et mul hea sõbraga nagu Mardi juures siis rääkisin ka oma ideed esialgu, et ma tahaksin tuua selliseid särke, rääkisin oma idee ära, oma mõtted ära ja läks ka aega mööda natukene, tõba teades, et ma teen selle nagu ära, et ma ütlen, et vaata, see ongi see inimeste poolne usaldus tekib, et nad teavad, et tegelikult nad teavad sind fisiksust, nad teavad sind, et sa
kui sa midagi ette võtad, siis sa teed ära, et see ei ole selline, et noh, ma mõtlen ja homme mul on juba uus idee, et ma olen alati selle mõtte juurde jäänud. Ja samuti ka nende särkidega oligi siis see idee, et ma võtsin selle kindla sihi, ma tegin selle ära käekottide juurde ja ma ütlen, et noh, see on võib-olla pikem tulevik, et kui ma sinna jõuan, aga praegu on tulnud lihtsalt need mõtted ja sellised, et ongi sellised, oledki võib-olla ringi käinud, kuulnud kuskilt midagi, käinud, olnud, kogenud ja siis tulebki mingisugune mõte, et okei, kuidas see võiks sobida nagu minu brändinguga, kuidas see võiks nagu assotsieeruda on ju, ja see võiks nagu kooskõlas olla minu nagu selliste eesmärkidega ja mõtetega ja siis hakkadki sealt vaikselt seda maja ehitama ja lõpuks siis võib-olla tulebki see uus idee, teed selle ära ja nii lähebki. Et mul päris sellist nagu ei ole, et ma nüüd iga aasta, ma olen vähemalt püüdnud ja ma toon iga aasta ühe uue toote. Et see on küll minu eesmärk olnud, et mida ma praegu, mida ma olen teinud, sest mul on 2 uut käekella kollektsiooni tulnud, mul on särgid nüüd tulnud ja seda ma olen nagu püüdnud teha, et ma olen nagu seda rada nagu püüdnud käia, et ma toon iga aasta ühe toote. No eks näis vaatame, meil on veel siin aega aasta lõpuni, et kui see uus toode nüüd järgmisel aastal võib-olla tõesti midagi välja tuleb, et anname natukene aega atra seada, aga noh, kõik muidugi nende toodete turule toomida tähendab ka seda, et sa pead sinna vajalikku ajapuhvrit sättima, et jällegi kõiki nende tekstide, mõtete, ideede, selle sõnumi loomine ja kõik see, et see võtab lihtsalt natukene aega läbimõtlemist, aga ei mitte midagi võimatut. Nii et elame näe, vaatame, mis järgmine aasta toob, et võib-olla tõesti tulevadki KR-käekotid välja. Aga mis on kõige keerulisem ja raskem olnud sinu teekonnal? Jah, raskeid hetki on igasuguseid olnud, et võib-olla kui ma siin välja tooksin, siis oli see hetk, kui ma nende, eks ma olin ka selline noor ja roheline, siis ma tellisin need käekirjad ära, eks ju, ja võib-olla kõige raskem hetk oli see, et ega ma panin sinna kohe alguses ütleme nii, et oma kogutud hoiused või oma kogutud raha kohe selles mõttes oma esimese kollektsiooni alla, et ei olnud sellist päris, et ma nüüd kuskilt oleksin nagu küsinud või midagi teinud, et kõik on tegelikult minu enda investeeringud olnud aga vot see ongi tegelikult ka näitab väga hästi seda usaldust minu enda vastu ja usaldust teekonna vastu, mida ma nagu praegu olen ette võtnud ja järginud. Ja selles mõttes see usaldus ongi tegelikult selle kõige võti, et ega ma niisama ei investeeriks sellesse, kui ma sellesse ei usuks. Et see on praegu jah, ma olen sinna kõik selles mõttes oma investeeringud alla teinud ja ma tean, et ma usaldan seda teekonda, ma usun, et ma tean, et ma käin väga õiget teed pidi ja ma tean, et tõesti sellest järk-järgult sellest sünnib midagi suurt ja et ma olen selle teekonna valinud, ma tean, et see on õige. See on kõige tähtsam, et sa pead uskuma. Kui seda usku ei ole, siis see on nagu täpselt see purjetamine, et sa purjetad sinna, kus parasjagu tuul puhub, et jah, nii on. Sa rääkisid sellest, millesse meiega väga usume, et iga kriis on võimalus ja oma eelmistest kriisidest, et kas koroona tõi sulle ka mingisuguseid uusi võimalusi, et kuidas sa selle üle elasid? Koroona tõi mulle selles mõttes uue võimalus, et peale koroona ma tulin täpselt oma särgi kollektsiooniga välja, nii et ma sain ilusti sättida oma plaane selleks tarbeks, kuna eks siin on ka aeg nagu tihe olnud, et kuna ma olen hästi palju selles mõttes siin Saksamaal ka seda saksa keelt proovinud õppida, hästi palju aega on spordile läinud, et kõik asjad võtavad nagu oma aja, et täpselt see aja leidmine päeva jooksul, et kuidas oma päevakava nagu üles sead. Et ma ütlen, et pigem ta loomulikult tõi mulle väga palju erinevaid mõtteid ja tegelikult ega ta midagi mingisugust selles mõttes katastroofilist nüüd ei olnud, et ma sain ka uue särgi kollektsiooniga tegeleda, uusi mõtteid ammutada, mõelda mõne raamatu võib-olla läbi lugeda ja mõeldagi natukene võib-olla tulevikule. Et kuna ma olin ju tegelikult, tuli mul selline väljund, et ma olin oma spordidirektoril abis Leipzigis ehitusel natukene, siis see oli ka tegelikult väljund, sest kuna väga paljudel inimestel sel hetkel võib-olla siis kaotasid töö või jäidki tegelikult sootuks koduseks paraku, kuna see hetk seda oli, siis sai ma vähemalt olla kellelegi kasulik, kedagi aidata
noh, ja ma arvan, et selles mõttes sain ka väga head kaardid endale taskusse, et ma arvan, et see oli üks väga suur väljund ja väga, mina leidsin, et see kriis nagu, kui võib seda nimetada kriisiks, et see kriis oli mulle väga kasulik. Ka tuleviku mõistes loomulikult ja pikemas perspektiivi silmas pidades just siin Saksamaal, kui ma siia tahan jääda ja siin olla ja võib-olla siin elada tulevikus, et see oli väga-väga oluline, väga-väga tähtis minu jaoks. Meil on olnud ääretult tore suga vestelda, Kevin, ja nii tore, et sa võtsid selle kutse vastu ja me loomulikult soovime sulle tohutut edu ja jälgime su tegemisi pidevalt, nii et hoiame pöialt kõikide uute projektidega, et sa oled selliseks toredaks eeskujuks brändingu vallas, ma arvan, ka paljudele, nii et jätka seda teekonda kindlasti. Et on sul lõpetuseks veel öelda midagi meie vaatajatele, kuulajatele, mõni, ma ei tea, mingisugune soovitus või midagi, millest me võib-olla ei jõudnud rääkida, et nii palju põnevat on millest vestelda, aga... Tõesti, nii palju põnevat on, mille oleme vesteldud, et mõtlen, me võiks, ma arvan, rääkida siin veel paar tundi kindlasti, et nagu teada, siis see teema on nii laiahaardeline ja see teema on, et võib-olla ongi vaja see sihtmärk nagu üles leida iseenda jaoks, et siis sa oskad seda noolt ka visata vastavas suunas. Et ma arvan, et kõige suurem väärtus ongi selline inimväärtus ja selline persooni väärtus, mida sa suudad nagu ja tahad inimestele edasi anda tegelikult, et nii palju tegelikult on öelda, et tuleb lihtsalt olla nagu enesekindel, tuleb uskuda oma teekonda, tuleb uskuda sellesse, mida sa teed. Ma ütlen, et võib-olla ma ei taha väga selliseks klišeeks minna ja selliseid klassikalikke nagu selliseid lauseid hakata siin üles ehitama, et eks meil kõigil ole oma teekonnad, oma unikaalsed teekonnad ja ma arvan, et eks me kõik anname endast alati parima, teeme seda, mis võib-olla parasjagu on kõige õigem, aga tuleb lihtsalt iseennast uskuda, tuleb ümbritseda ennast teada inimestega, positiivsete inimestega, kes sind edasi kannustavad ja tuleb endale eesmärgid üles kirjutada, seada aga mitte ka nüüd väga sellised selles mõttes ulmelisi eesmärke, et tuleb nagu mõelda nagu mõistusega natukene, et step by step nagu öeldakse, et mitte nagu lennata kohe punktist A punkti D, et kõik asjad võtavad, kõik head asjad võtavad aega, sellega tuleb kindlasti alati arvestada ja lõppude lõpuks see teekond, mida me kõnnime, ma ütlen, et see on nautimist väärt, see ei ole nagu midagi, et see ei ole nüüd see, et me peaksime nüüd kuskile kiirustama ja vaatamegi seda lõpupunktit, kus ma nagu tahaksin välja jõuda, aga kõik see, mida sa nagu läbid selle teekonna juures, et need inimesed, võib-olla need suhted, need koostööd, need pakkumised, kõik selle juures, et tegelikult on nii palju fantastilisi asju, et mitte nagu ennast nüüd kuskile mõeldagu nüüd seda, et ma ei ole kellegist, et ma ei suuda nagu seda teha või ma ei suuda nagu selle levelile jõuda, sest see on nagu kellegi teisega, see on kõige mõttetum asi üldse ja enese survestamine ja enese piinamine, et esialgu tuleb peeglisse vaadata ja iseennast nagu usaldada. Ja võib-olla, mis veel siis tooksin välja, et need inimväärtused pigem on hästi-hästi olulised, et need suhted ja see meeskond, kellega sa ennast ümbritsed just nimelt. Ja ma ütlen, et asju on palju, et võib-olla need on praegu need aspektid, mis ma välja tooksin. Aitäh sulle, ma nõustun 100% Evelyniga, see oli tohutult äge, inspireerib sinuga vestelda ja oleks tahtnud veel mitu tundi sinuga rääkida, aga eks hoiame sulle silma peal ja võib-olla kohtume sinuga veel meie laivides, et meil on neid lausa 100 tükki planeeritud ja praegu on natuke üle 10% on tehtud, et aitäh sulle! Ja aitäh teile tegelikult väga mõnus ja sellises mõnusas vormis ja väga sellisest loominguliselt ja hästi nagu läks jutuajamine, et tõesti positiivsed ja sellised väga proaktiivsed inimesed olete ja
teil on ka nagu nii vingelt, et selles mõttes teete oma asja, teete südame ja kirega, et see on ka nagu hästi oluline. Et olete hingega asja kallas ja teate, mida te teete, et väga rõõm oli vestelda teiega samuti. Aga tore, siis tänaseks nägemiseni ja kindlasti kohtume veel, ma arvan. Ma usun ka, kindlasti võiksime kohtuda tulevikus kas või, et kui mingi asja tuleb, siis oleme ühenduses, oleme olemas. Ja teeme nii. Ciao. Ja, tšauki.